12. mail avati Rapla rahvale tuntud tarbijate ühistu uues baaris noortekohvi Kruuliv, mis kõnekeeles tähendab juhtivat. Nüüd on Rapla kooliealistel noortel oma koht, kus nad saavad vaba aega veeta. Nimelt 12. mail avati Raplas noortekohvi Kruuliv, mida veavad samanimelisse äriklubisse kuuluvad noored. Siis vasakult poolt alustades Martti Tamm, tema on meil ka juhatuse liige, meil on 4-liikmeline juhatus. Järgmisena Kristjan Kajaste, tema tegeleb meil finantsasjadega, nimetame teda finantsjuhiks. Siis Laura Martisalu, Helen Hirv, samuti juhatuse liige, Kersti Lehtmaa, ka juhatuse liige. Triin Anni, tema tegeleb meil siis nagu õhtuks esinejate organiseerimise ja sellisele. Mina olen Riina Palu ja mind on siis valitud juhatuse esimeheks ja mina siis võitud kõnelen teile täna siin. Ametlikule avamisele olid õnne soovima tulnud Rapla mõlema gümnaasiumi direktorid, lapsevanemad ning sponsorid. Oleme sellest ühisgümnaasiumist kõik ja sellest ideest kuulsime ammu, on läbi loetud teie pabereid, on isegi vist üks allkiri kuskil antud või teatud nõusolek, niimoodi tehtud. Ja selle vastu ei olnud mitte midagi ja tahaks ainult ühte asja, et meie poolt toodud teile kingita kell, ta on südame ja kujuline, et te seda südamega võtaksite. Ja tänasest kella 3 alates ta peaks näitama õiget aega, et teie aeg selles äriklubis seisma ei läheks. Ainult see tähendab edu, edu, edu. Kindlasti vahete vahel see kell käib aeglasemalt ja kipub võib-olla seisma jääda, aga ma usun, et te saate nendest aeglastest käikudest üle ja ta hakkab jälle normaalselt tuksuma. Majandus juba kord on selline. Läheb üles, ühel hetkel võib pidurdada, ei tea seda. Aga et ta ei jääks seis. Ja siin õpetaja üle käes on üks lill. Ta on meelega ilma veeta ja ta ei ole värske, aga ta näeb kogu aeg värske välja just selle pärast, et teie jääksite värskeks ja et ta meenutaks seda, millal te alustasite ja meie kooli õpetajate poolt kõigile teile on veel palju edu. Olge tublid. Mina olen Vesiroosist ja mul on ka kahtlemata hea meel, et üks uus kohvik on Raplasse juurde tulnud. Seda kas või sellepärast, et konkurents on ikka tere tulnud, eriti kliendile. Ja teiseks, et tegijateks on noored inimesed ja nii palju, kui mina olen noorte inimeste korraldatud kohvikutes, seal on alati õhkkond on väga meeldiv ja seal on tore olla olnud. Ja kui ma mõtlesin, et mida kinkida, siis mõtlesin, et kingitaks ikka midagi praktilist ja lilli. Ja siis mõtlesin, et kingiks ühe praktilise asja, kohvikannu ja lilled ka peal. Nii et palju jõudu ja õnne. Minu nimi on Valter Kajaste. Ma olen siin ühe entusiasti isa. Ma olen teiega vesteldes kuulnud mitmed moodi teid ennast nimetavad. Teil on kord äriklubi, kord on huviklubi. Huviklubi on tore, aga äriklubina ma tahaksin teid sellest hetkest peale võtta võrdsetena endaga ja endasugustega, sest mind on tihti ärimeheks kutsutud. See selleks, mul on hea meel, et te olete oma algatusega nii kaugele jõudnud ja sinna ma olen jõudnud, kus te nüüd olete. Ma soovin, kui ma siin ennem seisin, siis mul tuli meelde aastat 16, 17 või 18 aastat tagasi see maja alles ehitati ja avati. Mul oli suur au ja õnn see baar avada ja siin esimene tööd teha. Sel ajal läksin väga hästi. Ma soovin ja ma tahan, et see vai, mis sel ajal siin majas oli, selles ruumis, et see teile edasi kantuks ja kogu see edu ja õnn teieni jõuaks. Palju õnne teile kõik. Tere päevast, mina olen Aili Kutman ja mina olengi siis nüüd see raamatupidaja. Ja tähendab, kingin teile sellise paadikujulise kompositsiooni ja loodan, et me saame koos ühiselt hästi hakkama. Avamisel tegi esimese ostu Rapla ühisgümnaasiumi direktor Rein Laanisto.
Peale söömise ja vaba aja veetmise on noortel võimalus mängida noolemängu ning astuda üles vabal laval. Äriklubi Ruuliv esinaise Riina Palu ja sinna kuuluvad Triin Anni sõnul loodavad nad saada sealt nii tulu kui ka kogemusi. Meie äriplaanis on kirjas, et meie eesmärgiks on luua Rapla noortele ajaveetmiskoht ja saada samas ka ise kogemusi. Kas siin Rapla noortel on võimalik käia ainult suupistet söömas või on võimalik siin kuulata muusikat või tantsida või mis võimalusi te pakute? Me pakume esiteks võimalust Rapla noortele aktiivsetele inimestele esineda ja teiseks siis muidugi ka kõigile kuulama tulla. Mis kellani teie olete lahti? Nädala sees, see tähendab siis teisipäevast neljapäevani oleme me lahti kella 3-9 õhtul ja nädalavahetusel seega siis reedel ja laupäeval kella 10 õhtul. Kas kohviku nimeks jääb ka Ruuliv? Ja kohviku nimeks jääb Ruuliv ja see on ühtlasi ka meie äriklubi nimi. Kuidas te tagate turvalisuse oma kohvikus, kui te näiteks ei tohi siin müüa tubakat, et kuidas te tagate selle, et ei tooda võõrast kaupa sisse? No seda me püüame nagu rõhutada just, et meil on tubaka ja alkoholivaba kohvik ja üritame ka selgeks teha seda noortele, et see ei ole üldsegi vajalik ja tähendab, me tagaksime selle turvalisuse meie oma äriklubi poistega abil. Alati on nõus, ma arvan, ka Eesti politsei meid aitama. Kas on võimalik ka tulevikus selline asi, et pakute Rapla noortele siin tööd? Jaa, seda kindlasti. Tahakski öelda kõigile, kes on praegu nooremates klassides, see on siis alates 8.–10. Järgmisel aastal arvatavasti vabaneb meil seoses mõnede meie liikmete lõpetamisega vabu kohti meie klubis ja olete alati teretulnud meile siia töötama. Otsige meid lihtsalt üles koolimaja pealt. Kas teie kohvikus on olemas selline asi ka nagu vanusepiirang, et vanemad või nooremad sisse lasta? Täna seda küsimust mult juba korra küsiti ja ma vastasin sellele niimoodi, et meil ei ole põhimõtteliselt ühtegi vanusepiirangut, aga meie tegevus on tegelikult suunatud 14–18-aastastele noortele. See on nagu põhimõtteliselt meie äriplaanis kirjas, aga muidugi oodatud on kõik. Nii et vanemad inimesed välja ei jää? Mitte mingil juhul. Aitäh teile! Õhtul avati kohvik kõikidele Rapla noortele, kes olid uue kohvikuga väga rahul. Väga hea on siin olla. See on väga hea idee on sellepärast, et noortel polnud enne kuskil käia ja nüüd nagu siin näha, et esimesel avamispäeval on päris küllaltki rahvast nagu päris palju. Et väga hea mõte oli see. Tore on. Mis sul siin tore on? Noolemängu tore. Söök on küll midagi. Söök on hea või? Nädala pärast käib. Käid ka siin edaspidi või? Ma arvan küll, jah. Siin on tore inimestega kokku saada. Kindlasti on see hea idee ja kindlasti on vaja. Kas teie arvates paraneb midagi nüüd Rapla noorte elus? No nii palju ikka, et noortel on nüüd koht, kus olla, mitte lihtsalt linna peal ringi ilkuda. No mina arvan, et see on väga tore. Sellepärast, et väga palju on noori, kes tahaksid minna ööklubidesse õhtul tantsima, aga neil lihtsalt ei ole seda võimalust ja siin on lihtsalt tore viibida koos, kus on 2 kooli peale sellised sõbrad koos. Kas sa muudaksid midagi siin? No ma ei tea, alguse kohta on ju väga hea, eks ta areneb edasi kindlasti. Kas hakkad ka siin edaspidi käima? Jaa, ma usun küll. Aitäh sulle! Metsavargused on keskkonnapolitseinikele üha sagenevateks juhtumiteks, mille oskuslik lahendamine tõepoolest omaette preemiat pälvib. Rapla politseiprefektuuri inspektor Priit Hannus on 1999. aasta esimese kvartali Eesti parim noor politseinik. Priit töötab keskkonnakaitse küsimustega tegeleva politseiinspektorina alates 1997. aastast. Varem täitis mees Rapla linna ja valla konstaabli kohuseid. Priit Hannus, tuli see noore politseiniku preemia sulle ootamatult? Ausalt öelda küll, jah.
et see oli praktiliselt päeva küsimus, millal see asi paika pandi ja eelnevalt nagu mind sellest informeeritud ei olnud, nagu taheti siuke üllatusmomentki teha mulle. See väga hästi õnnestus nii. No nüüd oled sa olnud pea paar nädalat meedia tähelepanu all. Segab see su tööd väga? Ei sega. Eks see põhilöök oli samas politsaametis, aga peale seda nii-öelda on ainult telefoni teile siuksed vestlused olnud. Nii et ma ei ütleks, et segab. Räägi veidi sellest, et kuidas on töötada just niisuguse politseinikuna, nagu sina töötad, just nimelt looduspolitseinikuna, kuigi see ei ole jälle juriidiliselt võib-olla õige termin, aga ikkagi oled sa ju keskkonnapolitseinik. Jah, no nii kutsutakse, tähendab. Ametinimetus on küll sama, mis ülejäänutel nendel nagu liikluspolitseinikele kõigile, aga töötada mulle meeldib selle ala peal ja kuidas võtta nüüd siis sellest küljest, et saab looduses viibida ja suhteliselt vähem tegemist siukeste, ütleme, asotsiaalide ja siukse kontingendi. Saab nagu rohkem viisakamate ja lipsuga inimestega rohkem suhelda, ei pea igasugu nii-öelda neid joodikuid ja kaabakaid kanseldama. On sulle altkäemaksu ka pakutud? Ütleme nüüd seoses selle metsavarguste asjadega ei ole. Eelnevas töös küll, jah, aga mitte selles. Sa oled öelnud seda, et looduspolitseinikuna töötamine annab sulle ka teatava vabaduse ise oma tööd planeerida. Seda kindlasti, jah. Ütleme nüüd, kui nüüd töö päris otsa saab, kui nüüd ametlikke avaldusi metskonnalt ei tule, siis igal ajal saab ise metsa minna ja tööd otsida, et seda leiab kindlasti nii vähe alati. Ja ta on ikka niivõrd spetsiifiline siuke, et ise teen, mis õigeks pean ja mis vaja teha on. Planeerida saab laialt. Sinu kolleeg Ülo Niitsa on sind just sellepärast kiitnud, et kui sa tööle tulid, tema sind ju kutsus, oli ta sind püüdnud kontrollida ja siis ta ütles mulle just, et nüüd enam Priitu kontrollima ei pea. Tema pakub aeg-ajalt mulle tegemist ja et see on nii, et Priit on nii korralik mees, et ma ei kontrolli. Jah, eks ta algul oligi nii. Mulle see valdkond oli võõras pisut ja siis pidin nagu paratamatult koos temaga käima, et seda asja nagu siin õppida niimoodi. Nüüd on juba, tööd on palju, tähendab, et pole mõtet kahekesi ühte kohta minna alati, siis tema teeb ühes kohas, mina käin teises kohas ja saab ka nii tehtud asjad. Sa oled põline Rapla poiss, kuidas sinu klassivennad suhtuvad sellesse, et sa oled politseinik? Ei, täiesti normaalselt. Keegi ei ole öelnud, et igavene kehv tule ära, teeni rohkem raha ja ära tee niisugust tööd? Ei, kusjuures ei olegi. Ja ei ole seda ka täheldanud, et mind selles suhtes ära kasutada või midagi. Nagu ta ikka käib, too load tagasi või midagi, et mine uuri seda. Selles suhtes ka võtavad täitsa nagu ta on. Minu töö on selline, nendel on teistsugune ja kõik. Priit, millised on sinu tööülesanded politseis? Kõik, mis seondub, tähendab looduskeskkonnaga, siis ebaseaduslik metsaraie, ebaseaduslik jahipidamine ja kalapüük ja siis viimasel ajal on hakanud tulema ka nüüd rohkem neid looduskeskkonna reostusi. Me oleme praegu Jalase küla lähedal metsas. Siin hiljaaegu varastati metsa. Sa võid küll öelda ebaseaduslik metsaraie, aga eesti keeles on see ikkagi metsavargus. Räägi natuke lähemalt, mis siin sündis? No tegelikult küll need metsamaterjal, mis siit nüüd maha saadi kätte, ära ei jõutud veel midagi viia. Aga on siis valitud jah, selline soodne koht, kus kasvavad siis ilusad puud. Väljavedu ja äravedu on võimalik hästi kiiresti ja organiseerida ja siis siit on siis ebaseaduslikult raiutud 36 üks mänd ja üks kask. Ja eriti halva mulje jättis siin see, et on võetud siis ära puudelt ainult siis esimese palgi osa. Ja ladvad on siis tähendab järkamata ja laasimata kõik risti-rästi siia metsa jäetud. Nii et on näha puhtalt, et
raha peal väljas oldud. See materjal, mis maksab rohkem ära üritatud viia siis. On see politseitöö ka natuke seikluse moodi? 10. mail käisime lumes ja vihmas kalavõrke kontrollimas. Võtsid sa seda kui seiklust? Meeldib sulle niisugune adrenaliin? Noh, tegelikult see oli ka seiklus. Et kui ilm oli tõesti väga kehva. Kui poleks tahti, oleks ju läinud, aga keegi ei sundinud ju minema tähendab. Aga info oli olemas, et seal võrgud on ja asjad tähendab. Ei südamele kripeldama, et tuleb ikka ära käia, kui plaanitud sai. Ja tegime ära ka muidugi. Ja suur soov oli enda paati ka proovida, nüüd sain mootoripaadile. Ja nüüd on kohe kindel tunne minna järgmine kord. Hoidke alt, kuidas öeldakse niisuguste kalameeste kohta? Nad on ikkagi röövpüüdjad. Röövpüüdjad või salakalamehed? Ei, nii. Salakalamees ei ole. On salakütt on ju olemas. Salakütt on olemas, jah. Aga miks siis salakalamees ei ole? Kuidas keegi tahab nimetada. Mida te kevadilmast arvate? Kõige parem ei ole, aga kui ta on, siis peab leppima sellega. Kas niisuguseid reide tuleb tihti ette, kus tulemus ei ole just kõige kiiduväärsem? Täna oli just esimene kord ja me tulime niimoodi esimese harjutuse peale välja, aga eks tulevikus on muidugi tavaliselt ikka tulemusi on. Millised need tulemused siis olid? Kahjuks 0 seekord, aga sai mingi ülevaate asjast ja võib-olla kohad, kus käiakse rohkem ja need sai ära nähtud. Kui politseiinspektorid peavad iga ilmaga väljas käima, siis komissaril küll seda kohustust vist ei ole. Ütlesid täna enne siia sõitu, et sul on palju paberitööd, aga tulid ikka välja. Miks sa ei keeldunud, miks sa ei öelnud, et ärme lähe? Hädavajalikud need paberitööd said ära tehtud ja mulle tegelikult jõgi meeldib. Ma jõe ääres kasvanud elanud ja kogu aeg ise mulle meeldib kala püüda ja sellepärast mulle meeldib ka jõe peal nendel kontrollüritustel käia. Esiteks juba selleks need röövpüüdjad siin taltsutada. Muidu ei ole korralikul kalamööl ja jõest midagi võttagi. Püüavad võrkudega eest välja kõik. Me oleme praegu Vigala jõe ääres. Kas siin on palju röövpüüdjaid varasemast ajast tead? Siin looduskaitseinspektorid teavad kindlasti täpsemini, aga siit on ära võetud võrke ju nii talvel jää alt kui kevadisel ajal täitsa ja suvel ka muidugi. Praegu on juba kõrghooaeg, seepärast me tulimegi, kes seda teadis, et see ilma nii nässu keerab. Muidu oli juba siin meie meestel informatsioon, et võrgud on sees. Üldiselt sa tegeled ka liiklusega, et kas täna peaksid olema autodel all naelkummid? Jah, kui kellegi kogemata nüüd alla on ununenud, siis ega nad täna küll liiast ei oleks, aga ajalt keegi hakkab nüüd selle lühikese nähtuse pärast, nagu täna siin on, ma arvan, et homme seda lund ikkagi ei ole neid alla panema. Et lihtsalt tuleb ettevaatlikult sõita ja tasemeni küll siis kohale ka jõuab. Aga kuidas oleks, kui sa praegu avastaksid ühe naelkummidega auto, naelkumm ei tohi olla, teeksid trahvi? Ei, trahvi tänasel päeva kindlasti ei teeks. Ütleksin, et kui lumi ära kaob, siis tuleks ära vahetada, aga see oleks ka kõik. 10. mail pannakse Eestimaal tavaliselt kartuleid. Ootamatus kevadlumes kontrollreidil käisid koos Priit Hannusega Rapla politseiprefektuuri vaneminspektor Ülo Niitso ja politseikomissar Varmo Rein. Hoolimata ilmast. Neljapäeval said Rapla politseinikud jälile ärandatud autole, mille purjus juht kaasliiklejaid ohustas. Äsja vanglast vabanenud noormehele ja tema 2 kaaslasele lõppes sõit vägagi õnnetult. On 13. mai ja see õnnetuse koht siin on Hõreda ja Ingliste ristmikule väga lähedal. Tagaajamine algas Rapla linnast. Mis siis juhtus täna? Saime teada joobunud seltskonnast, kes pidavad sõitma punast väga siguliga musta katusega. Numbrit ei oletud öelda ja see oli kuna ühesõnaga hea tundemärk, siis jätsime selle lihtsalt meelde. Käisime Vesikaluse gümnaasiumis lõunapaiku eelmist materjali lahendamas ja välja sõites näeme, et
praktiliselt masin kohe 10 sees. Kohe järgi sõita ei saanud, üks masin keeras vahele, sellest sõitsin mööda juba vilkuriga, enne Männi tänava risti olime tal järgi, andsin tuledega, vilgutsime, andsin märku, tegi parem pöörde, pööras Männi tänavale. Männi tänaval sain talle kõrvale, näitasin käega, jää seisma, noogutas, võttis korraks nagu gaasi maa ja siis läks see kõik lahti. Kui pikk see kihutamine, järgi kihutamine oli? Noh, ei oska nüüd kilomeetri pealt ütelda, ütleme kõigepealt sõit läks läbi linna, mööda Tallinna maanteed välja, Aranküla ülesõidust tegime kannapöörde, sealt, no nemad tegid kannapöörde ja meie ka loomulikult ja siis ühesõnaga tulime kuni siiamaani välja nüüd. Ja te tegite ka pauku? Tuli paraku teha selleks, et ühesõnaga juht oli ilmselt joobes ja väga ohtlik, kuna ühesõnaga kaalul oli tunduvalt rohkem kui ainult tema elu. Ühesõnaga ta oli kaas liiklejatele ohtlik selle järgi juba, ühesõnaga kuidas ta selle sõidustiili järgi, kuidas ta linnas sõitis ja mis ta seal Aranküla ülesõidust tegi, selleks, et kahel pool sellised masinad, et tema tegi kannavööde. Aga kas te lasite ühe paugu? Lasin 3 pauku, ühesõnaga kuna ühesõnaga ees pidevalt vingerdas, ei saanud sihtida korralikult ja tuli väga täpselt lasta, ligida maa pealt, kuna nägin, et taga istub alaealine. Ja kaua see auto siis tühja kummiga sõitis? No kilomeetrite järgi nüüd täpselt ei oska ütelda, ta Pigibaasi ülesõidust kuni siiamaani praktiliselt välja. Kiirus oli muidugi tunduvalt väiksem, aga noh, ühesõnaga sõidustiil oli endine, ühesõnaga ühelt segast teise, et ühesõnaga mitte ühtegi möödalast. Ja ta rammis ka politsei autot? Jah, ühesõnaga mööda sõidul olime ja mööda sõidul ühesõnaga ta riivas meil külge. Kas see oli meelega tehtud või oli ta lihtsalt nii purjus, et? Raske öelda, ühesõnaga ilmselt tal oli ka hirm. Aeti taga ilmselt kriminaalse minevikuga 2 purjus meest ja neil oli ka taga istmel olnud laps, mõlemad mehed ja see laps viidi kiirabiga ära, ei oska praegu hetkel öelda, milliste vigastustega nad olid. Kumb teist nüüd sa Kingimannast tuli nüüd? Mina tulin. Millega? Esimese astme kuriteo varjamisega. Mis paragrahv oli? 180. Ja kaua? Üks aasta ja 10 kuud. Kus see auto pärit on? Auto on Raplas pärit. Mis ajast saadik? Teiega sammes? No üks nädal on kindlasti. Andis keegi või on see võetud auto või ärandatud? Jah, ärandatud auto on. Kes seda auto ärandas? Mina ärandas. Ja kus siis nüüd siis sõidu siis tuur läks? Ise sõitsime ringi. Mis see kinni pidanud või peetid oli? No, johmane ka ja võtsin eest ära sõita. Ja lõppes nüüd sellega, et nüüd said auto vilja peale, nüüd tuleb veel lisaks sellele, et purikaga sõitnud, sulle auto ärandamine, veel hagi ka veel kaela. Ja, ma olen sellest teadlik. On reede 14 mai ja siin Galaktikas hakkab kohe esinema kuldne trio. aastat on tehtud Eestis niisuguseid Grand Toure ja me võime julgelt öelda, et Trio alustas seda tuuritamist, see läks meid paar aastat aega, kui järsku
mujal tuldi ka selle peale, et võiks ka niimoodi tuuritada. Ja nüüd oleks uhke siis tõesti esimesena ka lõpetada seda ja siis, et väärikalt, et tore oleks vaadata, mis siis edasi saab, kuidas siis Eesti suvetuurid ka edasi hakkavad toimima. Trio ei lähe laiali, Trio lihtsalt lõpetab pidulikult suured suvetuurid. Minult täna alles küsiti üks Vene leht, võttis minult intervjuu, Estonia tähendab. Ja ütles, et kas see on ikka hästi osav reklaamitrikk, et te kuulutate välja, et viimane ja viimane. No muidugi väga kena, kui viimane kõlab seal sees, aga viimane kõlab ainult selle tuuri kohta tõesti. Nii et kui keegi loeb mõnda artiklit, siis lugegu lõpuni, siis ta läheb seal igas artiklis, et ei ole öeldud, et see on. Kui ta ainult pealkirja loeb, siis jääb küll nuke mulje, aga kui ta loeb sealt sisu ka veel, siis ta näeb, et Trio ei kao ennem kuhugi, kui rahvas meid maha jätab. Inimesed niimoodi võib-olla võtavad, kui on juttu viimasest tuurist, suurest kontserdist, et selge, ju nad siis ikka vaikselt nagu hääbuvad või lähevad laiali. Et seda näitab ainult aeg, et ma leian, et inimesed ja Eesti rahvas on see, kes ei ole lasknud Kuldset Triot kusagile lahkuda, et ikka jälle oodatakse ja tellitakse, et seda näitab lihtsalt aeg ja praktika ja tegelikkus. Ükskõik siis, mis juttega parasjagu ei räägita, et kas hakkab lahkuma või lõpetama või mida iganes. Siin on kummaline jah, siin homme lähme Lillelaadale. Türri. Ja seal on ka kohe haaratud sellest lõpu teemast kinni ja sinna pandud viimast korda Türil. Umbes, et ära sa enam Türile tuled. Või ei tohi tulla, tegelikult loomulikult lähme ja loomulikult esineme seal võib-olla kas klubis mõnes või kultuurimas või ükskõik, aga lihtsalt kuidagi praegu tõmmatakse nagu joon alla ja hakatakse nagu sellist nekroloogi juba lugema paraku. Ei, lisaks kõigile on tore täna Raplas olla ja oleme siin 1. juunil lastekaitsepäeval oma selle suure, see tuur muidugi jääb viimaseks, see on nüüd selge ja selle tuuri nimi on Hõbepulm ja seal saab, ma arvan, nalja ja pulli ja laulu ja tantsu ja kõike üpris kõvasti. Stami klubist, praegu nad hoiavad tagasi, tegelikult nad hakkavad peksma kogu aeg. Et tõesti meie need kasvud või need oksad küljes, need kolmandad tulevad ka kõik kohale. Räägi riigi keeles. Need tulevad ka kõik kohale, isegi suure lombi tagant tuleb Mati Murumaa kohale spetsiaalselt ja Vello Toomemets ja Oja-Peeter ja kõik need tulevad ja nii, et 2 triot on koos, kokku 6 inimest ikkagi selles mõttes. Mine tea, kumma üle lööb, võib-olla peale esimest kontserti annavad need
ülejäänud kolmandad Vlassovis Milanski kõvasti tappa ja kui kõik need tuurid, mis mina olen kaasa löönud, on lõppenud Raplas ja olgu ilm milline tahes, see on jube kiht vaadata, võib-olla see tõus on ka natuke lähemal ja see laulu või see lava esine moodustab nagu alati sellise ühtlase vaiba. Et noh, kui sa tead, et see on viimane kontsert ja kui sa näed alati, sa tead, et Rapla on punnis täis, et see on eriti kiht vaadata, et siuke inimpeade vaip on su ees ja noh, see on sadanud ja on külm olnud, ikka on rahvast täis. Distants on tõesti see paar meetrit. Paraja kõrgusega lava ja väga okei, väga kihvt. Väga terav elamus meile on olnud alati. Ja siuke vääriline lõpp alati, meil on alati siuke... Aga seekord ei lõpeta me küll Raplas, aga ta on just tuuri keskel ja laulud on vähe õpitud kõik perfektselt ja naljad on kõik kenasti juba ära proovitud nii siin ja seal, nii et ja seda lugu viivad läbi Raivo Rüütel ja Tõnu Kark oma M-klubi osades Marquis ja Monseigneur, nii et ka need on väärikad esindajad nagu teatri poole pealt ja rääkimata Terminaatorist, rääkimata Romalast Noorkuust, rääkimata ansambel Kalast, kus ka väikemees Sepo on muusikalisi andeid saab näidata ja nii edasi, nii et minu arust tuleb 10. aasta tuuritamise aasta lõpeb väga vingelt. Susi on muidugi. Ja Susi seob meid väga paljudes üritustes. Susi on vana mees, nagu meiegi. Ja kunagi üks aasta sai tehtud veel üks tuur Jüri Vlassov 100, siis tuleb välja, et Anne Veski on ka seotud selle kohaga. Ja meie kaudu siis nõkkene. Anne vist sugulased tal elavad, ma ei teaks siin või rohkem jaolt nagu Kohilas vist. Vähemalt mina mäletan seda, et kui me Kohilas kontserdi tegime, siis oli Anne nii vahva ja kõik käisid, ikka sugulased käisid siin. Termikate bussijuht elab ka Raplas. Ja Heido Pärn elab ka Raplas, seda ma tean ka. Ja Mihkel Tiks oli ka Raplas. Jaa. Ja Mihhail Žulanov, jah. Podelski. Klaara Kotter ja ei ole. Eugen Rosenthal. On laupäev 15. mai ja siinsamas Kaerepere lähedal Saunaküla tee peal juhtus üliraske liiklusõnnetus, mis nõudis ka inimohvreid. Mis siin siis täpsemalt juhtus? No, sõitsi vastu puud, muud midagi ei tea. Nägin seda, muud midagi. Hakkas vingerdama seal ja siis tuli vastu puud. Kas nüüd, kas roolis olid mehed, olid naised? Naine. Ega mina ei tea, näinud täpselt, kes, aga pärast see juhtis, kes haiglasse läks. Te kartsite siin viga saada, mille pärast? Puulatt kukkus alla, selles oli küsimus, muidu ei. Pauk oli kõvam? Noh, päris kõva. Aga kiirust ei olnud, muidugi väga kiirus ei olnud. Kas see nagu mulje nagu oleks alkoholi joobes olnud või millest see olla? Ei tea, seda mina ei ole, mina ei tea, ausalt ei tea. Kas need olid alkoholi joobes või mitte, seda me ei tea. Fiat 127 sõitis kiirusega umbes 40 kilomeetrit tunnis teelt välja vastu puud. Autos olnud arvatavasti alkoholi tarbinud keskealistest naistest üks hukkus koha pealt, teine aga viidi vigastustega haiglasse.
selline oligi siis selle nädala saade. Edaspidi hakkame kohtuma üle 2 nädala. Mina olin Rail Tunnel, te vaatasite RTV-d.